Lugupeetud akadeemikud, lugupeetud akadeemikute kandidaadid, kolleegid, külalised. Mul on väga hea meel avada selle aasta akadeemiku kandidaatide konverents. Seekord me ei kohtu akadeemia majas Toompeal, vaid Underi ja Tuglase kirjanduskeskuses majas, kus siis enne sõda elas Maria Under koos oma abikaasaga ja kus siis aastast 1944 kuni elu lõpuni elas Frideberg Tuglas oma abikaasaga. Frideberg Tuglas, olles Eesti Teaduste Akadeemia liige, pärandas selle Eesti Teaduste Akadeemiale, et meil on väga hea meel siin majas täna olla. Seaduse järgi Eesti Teaduste Akadeemia valib akadeemikuteks siis väljapaistvaid Eesti kodanikke, kes on teinud ise väljapaistvat teaduslikku tööd, arendanud oma eriala ja me valime ka väga olulisi loomeisikuid, kes siis on erinevatel loomingualadel väljapaistvaid saavutusi saanud. Teaduste Akadeemia akadeemikuid valitakse muuseas ka nõukogude ajal, valiti salajasel hääletamisel akadeemia üldkogul. Seekordne valimine toimub 3. detsembril ja akadeemia uute akadeemikute kandidaatideks siis võivad esitada kandidaate akadeemikud, evalveeritud teadusasutuste ja ülikoolide nõukogud, aga samuti ka teadusseltsid ja ühingud. Ja kahjuks on nii akadeemia põhikirjas kui ka seaduses selle määratluse tagumine pool natuke segane, mistõttu seekord üks kandidaat jäi registreerimata. Eesseisus on nüüd selle korra muutnud, nii et nüüd on absoluutselt selge, et ka need ühingud ja seltsid peavad olema Eesti omad. Seekord meil on siis hästi palju kandidaate ja meil on ees 2 põnevat päeva, täna Tallinnas ja homme siis Tartus. Ja tänast sündmust algul modereerib siis akadeemik Anu Realo ja ma soovin kõikidele kandidaatidele head närvi ja huvitavat esinemist. Aitäh!